taas kolmapäev. Kell on väga varajane, sellepärast ma räägin veel ka võib-olla suhteliselt vaikselt. Aga me oleme toonud oma auto või viinud siis oma auto hooldusesse. Ja me tulime siia Neeruti järve äärde, mis on selline minu lapsepõlve OG koht, kui nii võib öelda. Kus siis vanasti sai grillitud ja istutud ja oldud. No see oli umbes, ma arvan, siis, kui mina olin mingisugune 5, 6, 7 aastane, midagi siukest, et siis ma mäletan nagu, et kuidas me istusime siin ja hängisime ja vastana, kuidas me ujusime siin järves ja nii edasi ja nüüd see koht on muidugi täiesti muutunud, et nüüd siin on 3 istumisala ala tehtud, aga vanasti oli seal üleval, kus praegu on auto, kus praegu on see majakene, seal oli siukene nagu üks katusealune, kus oli siis hästi suur selline palkidest tehtud laud ja seal ees oli siis selline siivikese grill. See siivikese grill on selline ka suht mingi OG teema siin. Aga nüüd siin on siis 2 siivikese grilli. Üks on siin, teine on seal ja 3 istumisalakest. Ja mis oli veel huvitav on see, et see järv on suht kinni kasvanud. Mina mäletan seda palju suuremana ja vette minek oli ka niimoodi, et sa said sellise kõnniraja pealt või selliste puidust teekese pealt sinna vette minna. Nüüd on lihtsalt laual alles jäänud ja vesi on suhteliselt kõrgel, et ei teagi, mis selle asjaga juhtunud on, et vette enam ilusti selle raja pealt hüpata ei saagi. Aga äge on näha jälle sükast kohta, kus ei ole tõesti mingi 100 aastat reaalselt käinud. I'm your arms when you're weary. Go on, lay your wounds on me. You don't know how much I can carry. You don't know how much I care. Throw me into the deepest ocean, and I promise you I'll swim. Through the highs and the lows you will find me. And just know that I'm here to stay. Mis teed? Every wave will find its way back into the big blue. I will find my way to you. And like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's when you know that you'll find home. So here we go now, slowly open up your eyes. Let me be your guide. Stepping stones together. Do you see it now? You're still that child. You're the glue for my pieces. With you I know see oli Isamaa. Mul oli siin. Pane Isale kandiline siis. And all along it's all been making sense. With good and bad still we got no regrets. Nii palju loome. I've been wounded and beaten by the ones that I cared for most. But with you Kõik on alati midagi like every wave will find its way back into the big blue. Tšau, seda ma ei anna. Find my way to you. And like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's how you know that you'll find home. So here Как поелепа. Siin kasvavad nii head ploomid ja mul ei olnud nagu aimugi, et oma koduhoovis võivad kasvada täpselt samasugused ploomid. Päris ploomid. Nagu poest ostetud ploomid. Ülimagusad. Ma tegelikult pole poest kunagi nii mõnusaid häid magusaid ploome saanud, nagu siin praegu puuotsas kasvavad. Neid on siin nagu mega palju. Väga magusad, pehmed, mahlased.
like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's how you'll know that you found home. Trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. It's been like this ever since we kissed. I try my best to keep my mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut-eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. Meil on kätte jõudnud reede, 16. august. Eile ma üldse ei filminudki midagi, sest et meie päev läks täielikult selle nahka, et me ei saanud üleeile, kolmapäeval siis me ei saanud autot kätte. Selgus, et on vaja üks õõts välja vahetada. Siis see remondimees ootas seda õõtsa. Siis saime auto kätte eile, läksime otsima 2 uut esirehvi, sest et midagi oli seal siis sillas niimoodi paigast ära, et rehv oli seest poolt nii ära söödud, et traadid olid täitsa väljas ja me oleme viimase kuu jooksul mingisugune üle 5000 kilomeetri vist maha sõitnud. Me oleme käinud siin Soome ühes otsas Härmas, kus me käisime seda Driftmastersit vaatamas. Sellest järgmine nädalavahetus me käisime Kuopio kaudu Lapimaal, Rovaniemis on ju. Sellest järgmine nädalavahetus me käisime seal Soome ida pool, siis me käisime jälle Hangos, ühesõnaga meil on kogu aeg sõitmist olnud, nüüd oli see Läti trip on ju, et sõitmist on olnud jõhkralt palju, nii et ütleme, et jumal tänatud, eks see nüüd selle viimase kuu ajaga vast ongi kõige hullemini läinud, ma vähemalt arvan seda. Ja jumal tänatud, et see rehv või need mõlemad rehvid meil kuskil tee peal katki ei läinud, sest et see oleks väga paha lugu olnud, meil ei ole isegi minu meelest varurehvi on ju. Et ühesõnaga kõik läks õnneks väga õnnelikult. Siis läksimegi, saime uued rehvid eile mingisugune lõunapaiku, kella 3 läks auto sillastendi, kus siis läks ka 1,5 tundi, eks me saime alles õhtul auto kätte. Ja siis me ei hakanudki midagi tegema, et niisama chillisime kodus, vaatasime videosid ja ma isegi ei tea, mis me tegime. Lihtsalt olime. Ja nüüd siis me oleme täna tulnud siia mere poole seiklema. Nüüd jõuamegi siia Vihula mõisasse, tulime siia jalutama. Oi, kellegi pulmad hakkavad seal. Sõidame natukene siit mere äärt mööda, käime, jalutame ja lõpetame oma õhtu Arturis. Viitnale lähme siis Arturisse šašlõkki sööma. Ever since we kissed, I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. I don't know what it is.
kas on koogi peale? Ei, see ongi magus. Mingi imeliku maitsega. Hapukas. Jaa. Ma ei saa aru nagu. Kas ta on hea või halb? Ta ei ole hea, aga ma ei saa aru, mis maitsega ta on. Ei ole hea. Mingi imeliku maitsega. Me võtsime mingisugust kuuevollist, ma ei tea, mis iganes vahet ei olnud. Oli see sama nimi, mis käsi peale? Ei olnud. Ei olnud see sama? Mingi medu... Ma ei tea, mingi imeliku nimega. Ja see on nagu siukse hapuka maitsega. Pool magus ma saan ja ma ei tea. Natuke magus, no nüüd ma muidugi sõin seda baklavaad ka juba. Magust ütlen soolast, muidugi. Aga see maitse on jah kuidagi nagu siuke hapukas maitse jääb keele peale või siuke naljakas või veider. Raasiku õlle teha see. Selline õlu oli. See ei ole hea. Ei saa. Õige. Tärvi on vahepeal ikka niimoodi läigivad vastu. Ja oleme valmis, Bruno Laade. Cappuccino toolikas. Neibel. Rajameeskond paneb rajad täpselt õigesse olukorda, kohtlikud ütlevad, et vabandust, aga mida miks maksab Niks Eestis 3,50? Mis siin toimub?
Tere tulemast siia imelisse laupäeva õhtusse. Me polegi täna rääkinud või õigemini mina ei olegi täna teiega rääkinud. Nendel hetkedel, kui ma olen plaaninud seda tänast päeva alustada, siis on alati olnud kuidagi nii ebasobilik hetk, et ühesõnaga on jäänud nii, et sa oled näinud kogu meie tänast päeva põhimõtteliselt siin nende klippidena. Me jõudsime peale lõunat Tallinnasse ja käisime ära kohe sellel Red Bull Car Parki driftiüritusel. Täna oli siis selline kvalifikatsioonide päev, kus 40 võistlejal oli 2 kvalifikatsiooniringi. Nad võistlesid punktide peale ja 20 parimat siis pääsevad edasi homsesse päeva. Ja kes selle ürituse siis võidab, see pääseb kuskile Lähis-Idasse, Dubaisse, kuhu iganes teiste riikide parimate driftijatega võistlema. Omaani. Roland parandab mind, Omaani. Ja siis me käisime kinos, nagu ma eelmine kord kinos käigu ajal ütlesin, et meil on tegelikult 3 filmi veel, mida me tahame vaadata. Siis täna me käisimegi vaatamas seda Borderlandsi või mis iganes see oli. Ei ole selline tavaline film, mida võib-olla mina üksinda ma ei läheks seda vaatama, aga kellega koos, tavai on ja. Aga see pole nagu väga selline minu maitsele film ja see ei olnud midagi nii erilist. Ütleme nii, et see kuidagi see reklaam ja võib-olla see treiler, ma ei mäleta isegi, kas ma nägin seda, aga Roland ütles, et treiler oli väga hästi tehtud ja treiler tundus ülipõnev, aga koha peal see oli nagu, film oli selline keskmine, ütleme, et so. Ei olnud väga meie maitsele midagi, ei olnud midagi hullult põnevat. Ja kas me jõuame neid teisi 2 filmi ka vaatama, seda ma hetkel ei oskagi öelda, eks seda siis homne päeva näitab, sest et tegelikult homme õhtul ma ei mäletagi, mis kell, äkki mingi 11:30 või millal see kell on 9 läbi ja Caroli keel on sõlmes. Et mingi 10 ajal või mis iganes meil see laev läks, nii et ei tea, kas me jõuame vaatama, samas nagu aega peaks olema, aga tahaksime käia ka siin Tallinna driftikeskuses nende driftitraiksidega sõitmas, nii et vaatame üldse, mis see homne päev siis endast kujutab. Aga nüüd me oleme jõudnud enda tänasesse ööbimiskohta, kus me siin Tallinnas siis ööbime ja me oleme Haven Kakumäel. See on üks kohtadest, kus ma olen nagu see koht ise, Kakumäe, Haven, see hullult mulle meeldib ja ma olen kogu aeg siin tahtnud ööbida ja seekord me siis valisimegi oma ööbimiskohaks selle, nii et lähme aga vaatame, milline kodukene meid siin ees ootab. Lähme teeme väikse jalutuskäigu ja ilmselt siis näemegi juba homme. Sundown and salty cheese. It's not a cute looking cake. Ja me olemegi jõudnud tuppa. Täiega kurb on see, et ma lootsin, et meie tuba jääb sinna mere poole siis, aga meil on hoopis siia hoovi poole või ma ei tea, siin on mingisugune surfikohakene, mis iganes, aga ühesõnaga ei ole mere poole. Ma täiega lootsin lihtsalt, aga ei ole hullu, sest et see tuba on täiega ilus, siuke nunnu, cutie, ilus võtsin siuke mõnna. See on meie Eestis oleku ajal kõige parem moodi üldse, kus ma olnud olen. Kätte on jõudnud pühapäev ja me oleme taaskord siin Unibeti Arena ees. Praegu siin ees toimub ka selline autode näitus nagu Cars and Coffee. Lähme vaatame natukene neid autosid, joome kohvi ja siis juba Red Bull Car Parki. See all the things you love on top. And when I'm next to you, I feel like there's no tomorrow. Wherever you go, I follow.
Hetkel selle esituse põhjal, et top 4 on igal juhul väga lähedal ja Red Bull Car Park Drift, mida see sinu jaoks selline võistlus tähendab? Tead päris ausalt öeldes 2 aastat tagasi ma arvasin, et Parkla Drift on laud. Siis täna ma ütlen, et see on üks väga tähtis ülesanne kõikidele driftisõitjatele, et üldse õppida autosi valitsema ja tundma ja see, mis siin tegelikult teha tuleb autos, on päris keeruline. Minuga liitub kohe Autofegali. From 1 to 100. 1 to 100. Okay, so let's go for number 9. Number 9. Kellel on number 9? Loosipilet number 9. 3, 2, 1. Number 9 loosipiletit siin tribüünil hetkel ei ole. Ma ei näe seda kätte. We will go for the next number. No number 9 here. Okay, let's go then for number 11. 11. Seal. Sina oled 11. Jah, ole hea, liigu sinna Red Bulli müügiboksi juurde ja sind aidatakse kohe siia auto juurde. Meil on kiiver valmis, meil on auto valmis. Red Bull Car Park Drift Estonia võitja on Auvaida! Rahvalega! Võit! Käed, siin nad on teie ees. Auvaida! Kevin Luige ja Marko Kreljan! Red Bull Car Park Drift Estonia top 4! No nii, Red Bulli Car Park Drift on läbi, kõhud on armuudus täis söödud ja nagu Lätis räägitud sai, siis nüüd me jõudsimegi Tallinna driftikeskusesse ja lähme proovime siin see raja ka ära. Emotsioonid. Mulle ei meeldinud, sest et mul ei tulnud välja. Ja kui mul midagi välja ei tule, siis mulle ei meeldi ja nii on. Siis mul on paha meel. Hollandil oli see vastu väga hästi välja tulnud, nagu me siin näeme. Mina mõtlen, kuidas sa seal teises kohas Lätis, nagu kuidas sa seal said. Sest mul oli nagu see loogika vastane, et seal... Mulle meeldis Lätis rohkem, sest seal tuli mul paremini välja. Kuigi jah, asfaldi mõttes siin Eestis oli nagu ikkagi siuke mõnusam asfalt ja need masinad olid mõnusamad. Hea küll.
küll. Filmida üritasin ka. Mälu sai vahepeal täis, nii et ei tulnud ilmselt sealt ka midagi. Ma arvan lihtsalt tänasest päevast juba või kogu sellest nädalavahetusest nii väsinud ja tahaks juba tegelikult kodus olla. Aga meie laev läheb 22.15 ja me jõuame alles 12:30 Soome. Millal me sealt üks hetk maha saame? Ma arvan kell 1. Nii et 1:30 me oleme kodus. Homme on tööpäev. jah. Fun and games. Jah, tehtud. Muidugi. Levo, eeskujulikud autod. Ongi nii või? Jah. Give me that, give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, all look at that, no cut, no fat back. Täiesti lõpus praegu, jah, täiesti nagu. Aga super ilus on kuulata, et käib vahepealt. Ja seina äärde minek oli väga tubli juba. Nagu ta näeb. Ja meie puhkus hakkabki vaikselt läbi saama. Me oleme omadega sadamas, nii et kui siin mingis poole lärm on, siis praegu autod tulevad just laeva pealt maha. Me käisime nüüd siis vaatamas kinos Deadpooli. Me ei jõudnud ka seda pahupidi seda multikat vaatama, me läksime pigem kinno peale välja ja valisime Deadpooli ja see oli väga hea valik. Deadpool oli väga hea. Mulle üldiselt siuksed hullud märulifilmid ja siukesed ei meeldi, kus on palju tulistamist või midagi siukest. Aga kui seal on palju komöödiat, siis see nagu justkui katab nii-öelda selle või ma ei oska öelda. Mul on aju nii lihtsalt sodiks. Ma olen nii väsinud tänasest päevast või kogu sellest nädalavahetusest. Nii palju igasuguseid tegevusi on olnud, toimetamist. Sinu jaoks, ma ei tea, kui huvitav on nüüd seda vlogi vaadata olnud, sest et siin on olnud nagu ainult mingisugune driftimine ja väga muud midagi. Ehk siis väga driftirohke vlog on see olnud. Aga mulle jällegi samas oli väga äge üle pika aja ühte vlogi teha. Ja ma tõesti mõtlesin, väga pikalt olen juba mõelnud, et tahaks uuesti selle kaamera kätte võtta ja tahaks ühe video teha. Ja ma arvan, et kõige õigem hetk ongi see, kui sul nagu tuleb see tuhin peale või see tahe peale, et siis nagu see tuleb kuidagi nagu õigest kohast. Ma vaatan kiiresti, ega meie autorida ei hakka liikuma. Ma täiega loodan, et see vlog sulle meeldis. Kui see vlog sulle meeldis, siis jäta mulle like, et ma ka aru saaksin, et sulle meeldis. Kui sa ei ole veel minu kanalit subscribe'inud, siis ära unusta ka seda teha ja näeme juba järgmises videos. Seniks aga tšau!